Tere! Kui meie tänane poliitika meenutab Volvot, salongis hapnenud lõhnakuusk ja tagaistmel palju kisavaid lapsi, turvaline ja töökindel, siis 92. aastal sõitsid parteid valimistele ise tehtud võrridega. Kipakad, veidrad ja nii endale kui teistele eluohtlikud. Kuid kütuseks oli toona entusiasm ja kogemust asendas hea usk. Riigikogu 101 kohale kandideeris 628 inimest. Kokku osales valimistel 17 valimisnimekirja. 17. Näiteks Loodusseaduse partei. Õigusvastaselt represseeritute rahvuslik erakond. Nimekiri halastus. Kuid ainult mõned neist jõudsid kuhugi. Rahvarinne. Rahvarinne oli tolleks hetkeks nagu Lembitu. Müütiline kangelane, kes minevikus oli teinud suuri asju. Balti kett, Eestimaa laul. Teate küll. Ent tolle aasta kuumaks suveks oli rahvarindest suurem õhk välja läinud. Massiliikumisi enam ei vajatud, poliitika hakkas muutuma professionaalseks. Öelge mulle üks riik, mille sünnile järgnevalt võidule viinud jõud ei oleks nõrgenenud. Rahvarinne võrdus juba toona Keskerakonnaga. Rahvarinne oli vaid nostalgiline fassaad. Kindel kodu, Koonderakonna ja Maameeste valimisliit. Lähim, mis tollasel poliitsegasel ajal oli võimuparteile. Paljude arvates oli see endisaegsete kolhoosijuhtide partei. Tema pooldajad ütlesid jällegi, et just Kindel kodu on stabiilne, tasakaalukas ja rahulik. Kampaaniat nad eriti ei teinud, sest milleks teha kampaaniat, kui sinu presidendikandidaat on Arnold Rüütel. Kampaania teeb ennast ise. Ka peaminister Vähi oli aasta algul ametisse saades lubanud valimistel mitte kandideerida. Kindla kodu jaoks oli see saatuslik viga. ERSP ehk Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei. Okas iga süsteemi tagumikus. Siia kuulusid endised dissidendid ja väliseestlased. Need, kes olid ennast Nõukogude süsteemist vaimselt või füüsiliselt ära lõiganud ning kelle ideaaliks oli rahvuslikest huvidest kantud riik. Igasugune kompromiss endise ajaga oli nende jaoks välistatud. Mõõdukad, kultuuriinimesed ja teadlased. Mõõdu järgi ka maamehi. Soojade, pehmete ja heade väärtuste eest. Kõike muidugi mõõdukalt. Pinget tuleb maandada, vastuolud lepitada, kedagi ei jäeta maha, halvast peab saama hea ja Bruno Saulist peab saama Toomas Paul. Jah, me liigume õigel kursil, aga millise tuulega me jõuame kõige kindlamalt sihile? Mõõduka, ikka mõõduka! Ajee, Eesti kodanik, mida juhtis endine USA kõrge sõjaväelane Jüri Toomepuu. Suur Toomepuu, uhke ja õisi täis, tead sa, suur Toomepuu, miks sinuga vestlemas käib? Nemad olid rahvuslikult veelgi sõjakamad kui ERSP. Eesti kodanik oli kui tänase EKRE vanaema, ainult et see oli üks väga sassis magamistoaga vanaema. Et poliitilised õigused Eesti Vabariigis oleks ainult Eesti Vabariigi kodanikel. Nende liikmeks oli teiste seas Noarootsi tervisliku eluviisi selts. Aga ka lihtsalt inimesed, kes ühtegi teisse parteisse ei sobinud. Aga siia, palun väga. Ja minu lemmikud, kuningriiklased. Nende sõnum oli kõige selgem. Sotsiaalsete garantiide, julgeoleku, kodakondsuse ja muu kribu-krabu asemel keskendusid nemad olulisemale. Eestile tuleb leida kuningas. Teil on võimalus valimistel hääletada nii, et te tulevikuks kingite oma armastatud lastele ja lastelastele tõelise kuninga ja kuninganna, ehtsad printsessid ja printsid. Te kingite oma kuningriigi ja kuninga võim ongi see, mis tagab Riigikogu kõrge tööefektiivsuse. Jah. Toona oli poliitikas oma koht ka huumoril ja seejuures heal ja läbimõeldud huumoril. Ja kuningriiklastel oli palju toetajaid.
kui nad palusid 23. juuni õhtul süüdata kõigil kuningriiki pooldavatel inimestel lõkked, kattus Eesti tol õhtul tulesilmadega. Tooge Riigikogule mõistust! Ja jäänud on veel üks kaalukas nimekiri. Eks arvake, milline?